Tere! Tere! Mina olen Jürmo. Mina olen Andres. Ja ma olen Rauno. Hurraa! Nii, nüüd... teid on nii tore vaadata. Selle konkreetse infoformaadi alustuseks meil on vaja teiega, kellegagi teie seast väike vestlus maha pidada. Nii et me saaksime valida, kes selleks võiks osutuda. Andke käega märku, kes on viimasel ajal või tegelikult üldse oma elu jooksul teie seast teinud sellise mingisuguse väljamineku, mingisuguse ostu, mis ületab 1000 euro piiri. Või 1000 krooni piiri. Suurepärane. Mida meil on siin rahaboss? Joogid on pärast tema kulul. See oli nali. Nii, mis sa ostsid, mis nii palju võis maksta? Auto. Ja oli see uus auto või vana kasutatud auto? Ja mis auto see oli? Mazda. Jaa. Kas ta oli hullult roostes või? Nüüd on selles. Nüüd on roostes, jah. See on sul siiamaani alles. Ja millal sa ostsid? Enne eelmist suve, no poolteist aastat tagasi. Ja see on sul esimene auto või mitmes? Isiklik esimene. Isiklik esimene, jah. Kirjelda seda emotsiooni, millega sa nagu läksid seda autot ostma. Kas sa teadsid, mis marki sa tahad või? Siis kui ma autot juba ostma läksin, siis ma teadsin küll, mis mark see tuleb sealt. No selles suhtes rahast oli kahju, aga auto oli käes, see oli hea tunne ikka. Ja kui sa selle müüjaga, kas ostsid platsi pealt või otse omaniku käest? Kas sa kauplesid ka seda hinda alla või niimoodi? Jaa, kauplesid. Ja mis neid vigu sa sealt leidsid, mille arvelt sa seda maha hinda alla said? Tagatiib oli roostes. Tagatiib oli roostes. Ja veel midagi? Noh, seal mingi väike mõlk oli ka esimese ratta kohal. Jaa, okei. Ja ütle siis ka sellist asja, et nagu võib-olla sul oli mingisugune plaan, mida, et ostan auto ja siis lähen Itaaliasse ära või... Ära lugesid, ma panin Hispaaniasse järgmine nädal menekul. Hispaaniasse panid. Ja selle jaoks oligi autot vaja. Läksid üksinda või sõbraga koos? Sõbraga koos. Ja olite seal kui kaua? Mina olin terve suve, tegin tööd seal. Tegid suve, et nagu autoraha tagasi teed? Okei. Ma arvan, et sellest piisab. Kuidas on su nimi? Werner. Werner, väga hea. Teeme Wernerile suure aplausi. See oli meie show. Ei olnud. Nüüd me teeme teile, improviseerime teile umbes pool tundi. Ma olen veikene roostes. Ma ei tea, kas ma olen see rallisõitja, kes ma olin 5 aastat tagasi. Nii et minu vastus on ikkagi praegu kaldub sinna negatiivse poole peale, mis on eitus. Ei. Mult tuli. Rahval, ärme palun tee seda, sa tead, et mul oli põhjused, miks ma tulin Mazda meeskonnast ära. Mul oli vaja natukene pühendada oma elu ja leida iseennast. Tehtud. Rahval tuleb või? Jah, kohe, come on. Ei. Ma tõusin, et... Tõnu, kuule, tule. Come on. Kuule, kas Rahval ütles juba, et sa tuleksid või? Jah, come on, mul on meeles. Okei. Sest me oleme ainult mõlemad kaardilugejad, nagu meist ei ole kasu. Lubasin oma uuele tüdruksõbrale, et ma ei sõida enam Mazdaga. Tšikkidel meeldib. Te kuulsite, ma lubasin oma tüdruksõbrale, et ma ei sõida enam Mazdaga. Tõnu, kuule, tüdruksõpradega ongi niimoodi, et sa lubad neile igast asju kokku. Te ei saa tulla tagasi oma elu lihtsalt. 5 aastat on mööda läinud. Te isegi ei mäletanud mind. Ja nüüd järsku te kõnnite minu Lasnamäe Jüri korteri uksest sisse. Sa ise andsid võtme. Ja ma andsin teile voluvõtmed ja tol hetkel, kui ma sisse kolisin. Sa ütlesid, kui teil iganes on midagi vaja. See oli enne õnnetust muidugi. Ja 5 aastat ei olnud midagi vaja. Ja 5 aastat ei olnud vaja. Ja nüüd järsku on vaja. WRC-d võita. Mazdaga oleme WRC-s nüüd või? Jep, täpselt nii. See oli see, mida ma tahtsin. Ja see, kui ma pürgisin olla WRC-s. Kuule, ütle sellist asja vahepeal, ma käin, kas ma WC-s võin? Ja, kui sa käid, siis hoia nuppu natuke kauem üleval, sest et nagu WC-dega on. Sõltu, mis sa teed, vahet pole. See või midagi pakkuda sulle. Mis rahadest me räägime?
5 sotti. On osalustasu. Ma tahan enne Mastat näha, siis me räägime rahast. Kas ma pakun sulle midagi? Mul on keefiiri. Keefirus keefiiri. Suhkruga. Tõnu, kuule, see ei lähe alla. Ma ütlesin, oota kuni paak täis läheb. Ja siis hoia kauem üleval. Lõgista. Ei, ära lõgista. Oota, ma tõmbasin uuesti, ta ei lähe ikka alla. Ma tulen vaatan. Mõistab, et konkurent ei ole täna üldse jõudnud. Ei ole jaa. No, teeme läbi selle. Teeme kiire sõidule. Oi. Tead mis? Võtame aeglaselt seekord. Kirin akna alla. Millal me viimati võtsime aja maha, et nautida loodust? No ralli ajal seda juhtub nagu väga harva. Ma olen proovinud pilte teha küll. Jäädvustada meie rajal olemist. Dokumenteerida meie saavutusi. Oo, Renault. Oo, Renault. Oo, Renault. Kuule, Carlos. Jaa. Kuidas on niimoodi, et meie oleme jäänud? Kõik teised on uued, mingid noored. No vaata, meil... me teeme sohki. Jah, teeme küll, jah. Me teeme sohki. Me sõidame teisel radadel. Mis sa iga kiiruskatse lõpus, mis sa helistame, ütle, mis meie aeg oli ja paned kirja seda. Ma käin odomeetrit tagasi ka. Ja. Igaks juhuks. Jah, ma panen parda tšokis, olen kummikomme ja söön neid. Rääkides, mul tuli isu praegu. Ma panin noosi ka peale. Nice. Kes ostja on? Kellele me seekord tarnime? Carlos. Ja ma hoiatan. Paks Vidrik. Kes? Paks Vidrik. Paks Vidrik! Paks Vidrik. Kuule, ta üritab tüssata, hakkab alati alla rääkima. Mingi wow, vaata see ei ole nii valge, see on natukene pruun. Tal on alati õigus ka. No natukene teeme tünga, aga Paks Vidrik ei ole hea äripartner. Come on, Carlos. Ma olen juba paal. Okei. Mängi lahedalt. Vits! Ma jään autosse. Tony ei tule praegu autost Mis te siin teete? Tore sind ka näha. Me tõime noosi ära. Me tõime noosi ära. Täna või? Come on. Me võime homme ka tagasi tulla. Aga siis on hind kahekordne. Okei, kui nii, aga me pole mingi TPT kuller, me oleme kõrgelt austatud WRC rallisõitjad. No mina ei ole, ma olen kõrval lihtsalt. Kas teil rada läheb siit üldse või? See pole tähtis. Mis meil juhtus selle esimese reegliga? Mis meil esimene reegel on? Küsimusi ei küsi. See on väga halb reegel, meil on mõnikord vaja küsisid, et mis juhtus esimese. Oota siin. Akna ülesse. Mul on nii palju puudet, ma saan Carlos, me peame rääkima esimese reegliga, et nagu kui me küsi küsimusi või... Tema ei küsi küsimusi. Tema ei küsi, mina võin küsida. See klaas ei ole helikindel. Okei. Sorry. Oota, kas mina võin küsida küsimusi? Mul on lihtsalt see, et mõnikord mul tekib küsimusi ja ma... Saad aru, ma üritan praegu tehingut teha, ma üritan nagu hinda kõrgemaks rääkida. Okei, ta kuulis seda. Nii, Pidrik, ma seletan sulle, mina võin küsimusi küsida. Oma hind on nagu madalam või? Oma hind on muidugi madalam, ega sulle oma hinnaga, kus ma üldse kasumit saan, on ju. Ega sa tead, kui palju... Kallist! Tead, kui palju WC see sisenemistasu üldse on? 500 €. Kõik teavad seda. Kurat, ma tean. See on avalik info, see on nende kodulehel üle. Kuule, sõida mingi 5 meetrit edasi, siis ta ei ole meil kõrval. Okei, kuule, me peame kiiresti oma action plani läbi rääkima. Meil on vaja... Ta on seal ikka. Sõida veel 5 meetrit edasi. Räägi jätku. Okei, ühesõnaga, meil on vaja mingit action plani. Seda ma juba teadsin, oota, ma sõidan veel. See hind tuleb ette, Kuti. Okei, ma sõidan tagasi lihtsalt 5 meetrit. Mina räägin, tema ei küsi küsimusi. Okei, lähme... Ta nagunii ei tea, kus meil noos on.
ta ei tea, et meil on noos pagassis nagu. Selline ta on. Võta või jäta. Palju sa küsida tahtsid selle eest? Küsimusi ei küsi. Kuule, kui palju ma küsime selle eest? Sellepärast ongi, et me ei saa seda reeglit võtta, et küsimusi ei küsi. Kuidas ta teab, palju ta maksma peab? Ma ei küsi, ma ütlen sulle, kui palju sa maksma pead selle eest. 1000. No nii. 1000 eurot. Ta tegi jälle seda! Ta tüstas meid, ma ütlesin, et ta on päri partner. Nii mind koju, ma ei vitsi rallit sõita praegu. Sille, ma pean rääkima. Kallis, mind ootab Hispaania ralli. Sa lubasid, et sa ei lähe. Ole nüüd tupsad. Sa lubasid! Tupsad ole nüüd. Sorry. Issi jälle ei lähe alla. Ära loksuta! Lihtsalt oota, kuni paak täis läheb. Ma parandan selle ära enne, kui ma lähen Hispaaniasse kallis. Eks? Sa lubasid, et sa teed vetsu korda. Ja ma lubasin ka, et ma ei lähe WRC-d sõitma. On ju nii kallis? No nii. Nüüd siis nagu pooled, jah? Nii üksinda istutegi siin. Tohib väikse siidri välja teha, väikse veini, väikse absindi. Siidrit eelistaks. Väikse valge viina, väikse konjaki. Siidrit eelistaks. Väikse tehnilise piirituse, väikse kanepi, väikse... Te vist ei kuule. Vabandust. Tavaliselt neiud ei reageeri sellele üldse. No ma olen piisavalt meeleheitel. Seda lugu ma tahaks kuulda ausalt öeldes. Noh, 3 aastat tagasi ma kohtusin. Andke mulle siis absint. Okei. Ma olen väga tähelepanelik kuulaja. Siidrit tahtsin. Ahah. 3 aastat tagasi. Ma võtsin absindi endale ainult. Käib kahtjad. 3 aastat tagasi. Jah. Ma kohtusin. Tahaks öelda, et Rafaeliga. Oota. Kas see tundub nagu õige nimi? See oli Tõnu. Kohtusin Tõnuga. Tal on sõber Rafael. Ma ajan nad vahel segi. Alguses ta nägi tore välja. Üks päev ta andis mulle lubaduse. Mis lubaduse ta andis sulle? Nüüd sa kuulad, jah? Meil oleks huvitavaks. Ahah. Alguses ta lubas, et ta enam ei joo. See on nõme lubadus. Miks peaks keegi mitte jooma? 2 päeva hiljem ta nagu tuli purjus peaga koju. Ja ma mõtlesin nagu, okei, ühe korra annan andeks. Nii. Siis ta lubas, et ta kasutas kondoomi. Nii. No 9 kuud hiljem mõtlesin, et okei, 2 korda annan andeks. Ja siis ta lubas, et enam ta rallit ei sõida. Vaata, sul on laps või? Ma oskan ise potil käia. Ma lähen mängualasse. Mõtlesin, ma olen meeleheitel. Siin on teie absint. Läks sinna poole, et või sealt. Meil on kõigist 2 sissepääsu. Tead mis? Too meile 1 õlu. Teate, kui üks oma tellite, ma käin edasi tagasi. Tellige korraga ära mu lauale, eks. Mõelge selle peale. Ma toon veres nii pärast. Siit päev. Lapsele võtaks õunamaha. Ja friikad. Viineriga. Tervis, ma ei hakka siin pikalt üldse jahuma. Lähme lõbustusparki ja ma näitan sulle Ameerika mägesid. Monoloog
ilma rääkimata tema peas. Kurat. Pidin ma seda lubama. Pidi olema lihtne ralli, nüüd on noos pagassis. Vikerraadio vist. kui juba, siis juba vaatame Vikerraadio. Loodame ainult, et keegi seda raadiokanalit pealt ei kuula. Päris kahju oleks, kui see vastameeskond meie plaanidest teada saaks. Ei, ära räägi siia saatesse sisse. Oota, ma kordan meie plaani üle, et see oleks ilmselge. Okei. Esiteks, me lähme. Noos on praegu peal. Põrutame vidriku juurde. Carlos? Ja seekord ei luba tal seda ära võtta. Ja seekord ei ütle talle, et noos pagasnikus on. Äkki peaks üks meist nagu autost välja tulema. Siis. Pagassi juurde minema. Sina lähed ja lased Mastal rehvid läbi. Toomi Mäkinen. Masta on meie oma ju. Ei, me oleme Renault. Kurat, sul ei ole ikka veel meeles. Masta peakorteri ees. Ma tulen sõidan Mastaga. Sõidad jah? Ei, see on minu Masta. Sa tahad meie Mastat? Okei. Mul on... Ta ütles jah või? Ta ütles jaa! Ja Rafael, ma olen tagasi mängus. Vahet pole, mida mu naine ja laps ütlevad. Sest et ma tean... Sest ma tean midagi. Sest ma tean midagi, mis aitab meil see aasta võita. Sa tead, kuidas ma olen tahtnud alati WRC-d võita. Ega me sind võitmiseks ei pane. See on nagu... Me lihtsalt tahaks sõita. Me oleme kaardilugejad, meil lube ei ole. Teist sõitjata või? Jah. Ja seda ka, et nagu Renault tüüpidel on üksinda hullult igav. Sest kõik uued on nagu hullult tatid. Et lihtsalt selge olla. Mida ma teie meeskonnas tegema hakkan? Sõidad Mastaga. Sõidad Selverisse. Sealt võtame piima. Okei. Vahel käid tood neile kohvi. WRC on palju muutunud ajas. WRC, kes see kurat midagi seest rääkis? WRC. WRC, jaa. Ei, mitte WRC. Õige. World Rally Championship. Ära lõgista. Jaa. Ma ei mõtle tualettruumi. Ma ei mõtle kohta, kui Sa saad aru, millest ta räägib või? Auto juures. Ma ei saa aru, kus sul see WC on, meil on see Masta. Mina räägingi WRC. Kui sul on vaja pissipeatust teha, sa jätad auto seisma. See on see, mida... Seda ma isegi ei maininud. Kombinishoon seljas on ju, selle võtad luku ees. Miks me sellest räägime? Sa võid kuskil puu vahel käia, aga siis on metsarada panen, eks ju. Linnas. Või siis me läheme lihtsalt Circle K-st läbi, seal on tualetid olemas, käid seal. Linnarada, siis Circle K, kui metsarada, siis puu vahel. Okei. Pane kirja. Läks siia. Nii. Panes kogu siis vetsus käimise kõrvale. Nii. Plaan on vist paigas? Jaa. Ei ole. Ma ei tea, kes see sul vetsust üldse rääkis. Miks sa sellest? Ja see pool tundi läks raisku jah, siin garaažis rääkides sellest. Nüüd, ma tahan siin on su auto. Aga siin on mu auto. See on Masta. Jaa, sa ise sõitsid teile siia. Te võite käipsud peale autole vaadata. Okei. Minu küsimus on nüüd see, et kas ma selle autoga osalen World Rally Championshipi. Muidugi. Nice. See on unistus olnud algusest peale. Kas World või Word? Ära tee seda. Millest sina räägid? See oleks nagu... Meil on Microsoftiga siuke... Mitte Microsofti liiga. Päriselt või? Microsoft Word Rally Championship. Ei ole. Ausalt öeldes ma ei teadnud, et need on üldse kaks erinevat sõna. Jaa, ma ükskord netist leidsin. Veel üks WRC. Sul on ka vaja vetsu minna või? Jaa, ma leidsin siukse, mida võib lõgistada. See on uue mudel. Olgu, lihtsalt selguse mõttes. Kõik on väga selge. Jaa, ma küsin üle, mida mina pean tegema? Sõida! Selverisse. Joostan piima. Kohvi peale. Jah.
see on kõik, milleks te mind palkasite, milleks Masta mind palkas. No sa teed seda Wordi värki ka. Suva. Meil on osad failid on selles dokis, osad on DocX-is. Ja no kurat pea ei võta, noh. Masta meeskonna see, ühesõnaga Tõnu, jah, sina oled Tõnu, ja Renault tüüp saavad klubis kokku. Word siis, jah. Ja hoopis teine asi. Ei pea sul. Ma pole küll ühtegi leping. Ei absint. Minu asjad ei ütlegi, mis on. Ei. Absint. Thanks. Oleks viisakas ikka öelda iga kord, kui mida ta toob. Kus mina tean, mida ma jooma. Näo järgi see on. Jälle see klient töötab inimesed. Nagu elementaarne viisakus, et nagu tervist ma tõin teie, mis iganes joogima, nagu ütlen, kas on vein või abtsint või viin. Esiteks, sa näed seda, teiseks sa tellisid selle, nii et ta ei hakka sulle kama tooma, kui sa absinti tellid. Kolmest nagu sellest... Nagu kama... Kolmest kontroll... Okei, thanks selle pärast. Kolmest kontroll-checkist 2 on täidetud, ma näen seda ja ma tellisin seda, aga nüüd ta peab nagu ütlema ka, mida ta toob. See on nagu... Ja, kuiv on. Igatahes jaa, see ei ole... Jah, see on hoopis midagi muud. Carlos. Tõnu. Kuidas sa tegid seda? 5 aastat tagasi. Põhimõtteliselt see on... Sa pead arvestama, et kui odom või see samune tahomeeter hästi kõrgele läheb, on ju, siis sa vahetad käiku. Ja siis on puhtalt ainult... Kas sa räägid mulle praegu auto sõitmisest või? Automaatkäigukasti. Sa tead, et junior klassis ma olin parim. Ainult selle pärast. Need automaadid seal ju. Ei olnud või? Olid või? Ei olnud automaatkäigukastid või? Ei, kust mina tean? Selle pärast. Siin klaasis on, ma ei ole praegu seal liigas, kus sa oled. Sest ma otsustasin, et kõvad mehed ei lähe baari, vaid joovad sõidu ajal. Ja sellepärast ma olengi praegu siin ja lihtsalt kirjan su jalg ees, et äkki sa saad rääkida WRC, World, maailma, ralli. Tegelikult ma tulin hoopis teistel kaalutlustel siia. Ma tean, et sa olid liiga parim sõitja. Ma oleks siiamaani parim sõitja. Aga sa ei saa sinna liigasse tagasi, sellepärast, et WRC ei võta endiseid joodikuid. No okei, see Wordi värk võtab, aga World Rally Championship ei võta joodikuid. Carlos, kas sa aitad mind? Ma aitan sind raha teenida, suurel hulgal raha. Mul on vaja kedagi, kes sõidaks kiiresti ohtliku kraamiga. Sa oled ka selle pärast see piima midagi või? Ei arve? Kurat, on sulle sudoku. Ma vihkan, kui see juhtub. Tegelen sellega hiljem. Tead mis? See on minu kas keegi üldse tegeleb ralli sõitmisega või? Ainuke asi, ma tahan teha, on sõita rallit. Sa saad sõita rallit teatud mõttes, sa saad teha kiiruskatseid, sa saad tunda seda adrenaliini. Eriti põnev, sellepärast, et see kõik on illegaalne. Okei, ma lihtsalt ütlen väga lihtsalt oma ainsa soovi välja, mida ma tahan. Ma tahan lihtsalt istuda ralli autosse ja sõita WRC-s. Kas sa oled kuulnud paksust vidrikust? Linnapea räägitakse nemast päris palju. Ta paneb posterid igale poole endast. Teine küsimus, kas su Mazda selles pagasnikus ruumi on? Kui ma asjad välja võtan, siis kindlasti Võta asjad välja. Mul tuli meelde. Sul on ju perekond. Võib-olla see pakkumine ei ole ikkagi sinu jaoks. Unusta ära, et ma üldse midagi ütlesin. Kui tead, kui ma siit olukorrast midagi ei saa, siis käid persena. Kui ma tulin suga lihtsalt baari hängima. No, ma lihtsalt muretsen selle pärast, et võib-olla sa oled nüüd isa ja sa lihtsalt sul ei ole enam südant selle jaoks. Unusta ära, kui sa ei taha, siis ma ei hakka seda sulle pakkuma. Ma leian kellegi teise. Liiga on täis noori hakkajaid. Paistab, et sul ikkagi on see, mida vaja. 9 oli ainult puudu.
helista mulle, kui sul asja on. Ma helistan. Kaubamaja ees plakatite seinal. Tere, kas te... Härra, kas... Mina? Jah, mida te pakute? Vastake. Mida te pakute? Paks vidrik. Ma hetero. Eks nagu... lisainfot paremasti? Mina ei hakka paksule vidrikule vastu. Ma teen nii, nagu ta ütles. Kui me paneks siia nagu infot juurde, siis me saaks nagu... Kuula mind, Mart. Mart, kuula mind! Keegi ei tea, millega tegu on. Ma ka ei tea, millega tegu on. Kas see tähendab, et ma jätan oma tööülesanded täitmata? Sa ka ei tea. Mul on kodus 3 naist, 4 last, 8 hobust. Ja sa arvad, et ma hakkan mingisugust... Ma hakkan nagu... See on nagu abielust kõigiga või? Mitte kõigiga. Aga naistega? 2 naise ja 1 hobusega. See on pikk lugu. Nende kodus. Ja see on... Ja jumala hoidku, vaatame siis seekord seda aktuaalset kaamerat, ega ma pahane ei ole, no. Et siis hobune on tähtsam kui mina! Mis hierarhia meil siin majas on? Ma ei tea, mis hierarhia meil siin majas on. Lihtsalt võtke keegi see pult mu käest ära. Ei, perepea käes on pult. Perepea otsustab, kes on talle kõige tähtsam. No vaatame rallit. Vopa! Mis hierarhia meil siin on? Okei, me ei vaata rallit. Kes kelle peal ratsutab? Kes on see ralli tagasi, kas nad sõitsid mingi kõrval raja peal või? Mina küsin uuesti, kes kelle peal ratsutab? Miks see peletis elu toas on? Sa mõtled autot või? Hobust mõtle! Selles mõttes pühad abieluvanded käivad juba niimoodi, et kuni surm meid lahutab, ma ei saa nagu... Kuna surm, siis meid lahutab! Kui jumal annab, siis järgmisel nädalal. Anna andeks, see oli minust kohatu. Kas sa ähvardad mind? Ei, ma ei ähvarda sind, kallis. Matilda. Üks siuke piiks veel, et tead, ma söödan sul hobusele haagri suhu. Renault autos. Kolmas paremale. Sirge. Sa ütled, kui sirge lõpeb. Teine vasakule. Nüüd sirge lõpeb ära. Kuule, ma hakkan mõtlema, Carlos. Ma hakkan mõtlema. Nagu, mis minust saab? Mis minust saab? Minu loodusfotod ei pääsenud konkursile. Kas me oleks pidanud sealt vasakule peale? Ei, pane otsa. Ma olin 4 tundi metsas, et pildistada Ilvese lapsi, Ilvese poegi. Aga nad ei võtnud minu silt ütleb ära tee. Pane lihtsalt otsa. Ja nad ei võtnud minu loodusfotosid konkursile, sest nad ütlesid, et vahet pole, et Ilvese taga, need peavad olema loomad. Hobustega oled proovinud. Nad olema metsikud.
hobused on päris metsikud. Carlos, ma ei tea. Mul ei ole täna tuurväljut sõita, pane mind kuskil maha, ma jalutan metsas. Teist samas peatus, ma näen, okei, ma olen kellegi hoovis suva, ma ei jalutan hoovis. Kas ma ootan sind siin või? Kas ma ootan? Pane edasi. Kas sa ma ise ei oska orienteeruda. Sõidest otse. Kas meil oli täna aeg või? Siis mind paksu vidrikud juurde. Sina ise juhtisid, sina lugesid kaarti praegu. Kelle käes raal oli? Kes see? Mis pidi see käib? Jumal hoidku, ma ütlesin, kas keerame siit vasakule, sa ütlesid, pane otse. Ma ütlesin erad ees, sa ütlesid, pane otse. Ja mul aitab. Ma ei viitsi seda noosi vedada. Ma ei jaksa enam. Võtan oma kummikommid ja lähen koju. Artur, kuule. See pole enam see, see pole enam see, kuhu ma alla kirjutasin. See pole see koht. Ma nädasin ja lihtsalt looduses pilte. Alguses... Päris head kummised. Mida sa sööd? Kummiromme. Need on Bardatšokiste pilmid. Mis arvu, mis noosi ta tassisid? Kummikommid. Ma ei tahtnud, et sa teaksid. Kogu see aeg. Meil on siin kummikommi hunnik otsas. Carlos, mis sa mulle veel valetanud oled? Mis meie vahel veel on jäänud salatuseks? Ma valetasin, et me oleme WRC-s. Me ei ole WRC-s tegelikult. Ei. Mitte see Microsofti asi. Ma kardan küll, jah. Kes ei näinud, siis ma lasin õrnalt kõik kummikommid lahti nüüd kuskilt muru sisse. Kujutage ette seda pilti, siis juhtub aegluubis. See oli nagu... Võtame Zoomi lausa sellest. Close up. Me saame ise mängida kummikomme tegelikult. Hobustega majapidamises. Kuni surm teid lahutas ja... Kuni surm! Ei... Tead mis? Ma lahendan praegult umbes 3 abielu korraga ära. Lasnamäe korteris. Kallis. Ma tulin Mazda võistkonnast ära. Oota korra, ma vesi joob. Ole seal, kallis. Ma tulen parandan selle ära. Ei, juba jäi seisma. No parandan lõplikult ära. Kus meil poeg on? WC-s. Sa ei tunne teda ära enam. Sa oled nii kaua sõitnud oma ralli. Mul kahju, kallis, et ma nii tegin. Telekast nägin, sa läksid Selverisse. Plakat seina ääres. See plakat. See mees selle plakati peal. See on ju see mees. Paks vidrik. Ma ei julgenud sulle öelda, aga jaa, sa oled küll. Paks vidrik. See, kes varustab kogu Lasnamäge noosi. Ma olengi paks vidrik. Minu juurde. Tule siia. Ja. Sina kesutad mind. Ma tahan öelda sulle, et hoia oma noos minu territooriumilt eemal. Kes sa oled? Haribo. Paks Vidrik ja Haribo esindaja kubis nugade peal. Nugade peal! Enne kui ma sind tapan, ma tahan sulle juttu rääkida ja veeta mõnusa pubiõhtu. Või sa taandud oma kummikommidega. Võib-olla me leiame kokkuleppe, mis on meile mõlemale kasulik. Ma kuulan põnevusega, mida sa tahad?
Siider, teie siider. okei. Jesus Christ, ütle, mida see mees saab! Vaata siia! okei, Niimoodi minuga ei käituta. minuga ka mitte. Nagu tema. Seleta mulle oma ettepanekud, sa juba meeldib mulle. Igaüks, kes minuga möliseb, ma lasen ta maha. Seoses äriga ma mõtlesin. Sama! okei. Kas meil on diil? 2 aastat hiljem äripartnerid oma raha lugemas.